Tere hommikust! Oleme tagasi siin, kus esimese Merika video ajal olime, kui ritt pooleks läks. Täna on juba eos tagavararitt kaasas igaks juhuks. Loodan, et midagi küll ei juhtu, aga õppisin nii-öelda veast. Lähen vaatame, äkki täna õnnestub nüüd siin meriforell ka kätte saada, et ilm on päris mõnus. Tuul on maa pealt, nii et lainet ei ole. Ja suht soe on ka selline 4-5 kraadi äkki on sooja. Vesi on väga ilus, kristallselge täna. Olen selline põlvist saati vees praegu ja põhi on ideaalselt näha kõik. Jäi kivi taha kinni kohe. Veidi kergema landi peab panema. Nüüd ase on suhteliselt madal ja takerdab kivide taha kinni. Rääkisin eelmine kord, et võiks minna Taaviga koha püüdma Pärnu jõe peale siis paadiga. Tuleb ka selle kohta kindlasti video. Aga hetkel on ideaalsed tingimused Merika püügiks ja kohe hakkab jõeforelli hooaeg. Nii et selle koha videoga peate veidikene ootama, et praegu nii tuleb nii palju seda dropshoti ja Pärnu püügis nagu contenti peale teistelt tegijatelt, et vahelduseks forelli ja forelli püüki näha on nagu ma arvan ka mõnus, et iga päev sellist Pärnu jõge vaadata videost on päris üksluine lõpuks. Ja on esimene kala. Võtt peale küll ei jäänud, aga päris ilusti raputab. Oho. Aha. Oi. Jaa, kurja. Oli küll sidur ilusti, aga sai ära siit. No mis seal ikka? Püüame edasi. Kahlamist pükstesse on vist auk tulnud. Siin tunne, et varbad on märjad. Ei tea, ma mingi 2-3 hooaega vist selle kahlamispüksiga käinud, et kuluvad päris kiiresti läbi.
No nii, ja on teine kala. Tundub vist veidi pisem. Pani päris ilusad paar küünalt kohe alguses. Oho, see luik teeb seal. No, tuled näitad ennast. Oho, no. Tahad veel võidelda või tahad kahva juba tulla? Ei, see tahab veel sõita. Ja. Kiire sööstu teeb siis. Panin siduri praegu õrnemaks. Kas sa keerutad nüüd mind? No, ilus hõbedane. Jõudu tal veel on. Võtame veits kalda poole. Hakkab vist väsima vaikselt. See on nii kivine kallas, et tahaks ta pigem kahva sisse saada. Ai, kui halvasti on silmast ühe amps olemas, hüppas kohe konksu juurest lahti ka. Oli silmast või silma kõrvalt hakkab kuidagi ühe konksuga ainult kinni. Vaatame, mõõdame, kas on mõõdus. Selline suhteliselt nipa-napa tundub olevat. Tuli see kala siis sellise, ma ei tea, rinnasügavusest veest umbes. Ja sellise hõbedase Abu Garcia landi peale, 12 grammine, suhteliselt pisike. Aga lähme vaatame, kas õnnestub veel tabada äkki mõnda suuremat, sest see esimene, mis ära läks, see oli kindlasti priskem kui praegune 51. Ja täpselt siit samast. Esimene tuli sealt poolt natuke ja nüüd teine tuli sealt poolt, et juhu ta seal sügavama piiri peal passib. Kurat, nüüd ei saanud aru, kas oli kivid või oli võtt.
kindlasti samasse kohta. Meeldib mulle siis Merika püügi juures teha nagu nii-öelda püügisektor. Et võttagi selline 180 kraadine nurk põhimõtteliselt ja hakata loopima ühest otsast paremalt siis vasakule, et saaks kogu selline sektor nii-öelda läbi pommitatud. Ja tavaliselt parema või vasakule jõudes nii-öelda siis hakkan tagasi pommitama. Ja kui ühtegi kontakti ega midagi ei ole, siis teen püügikoha vahetuse. Et liigun natukene edasi, mõnikümmend meetrit ja läheb täpselt samamoodi. Et päris selline mitu tundi ühe koha peal seista ja pommitada, ei tea, see nagu ei ole minu teema, et kahlamispükstega pean küll midagi tegema, ei tea. Tundub, et vist auk on sees ikka kuskil. Üks asi on see, et varbad on külmad, aga teine asi on see, et tunned, et füüsiliselt on varbad märjal ikkagi. Et nüüd kohe nädalavahetusel hakkab jõeka hooaeg ja ei saa katkiste kahlamispükstega ikka niimoodi veest sumbata päev läbi. Et muidugi jõekal praegu vette ei lähe. Kala on arg ja teistpidi pigem kalla pealt nagu seda varje kohta otsida, kust loopida ja püüda. Kindlasti tuleb ka jõeforelli püügi kohta videosid tulevikus. See on üks nii-öelda lemmikpüük üldse mul. Kommentaaridest võite visata veel, et mis püüki te veel näha tahate, et käin ma aastaringselt erinevaid kalasid püüdmas, ei ole ainult see, et ma ei tea, käin Pärnus koha või ahvenat ainult püüdmas, et pigem suvel on mul põhirõhk on jõeforellil. Selline suve lõpp ja sügise hakul siis meeldib väga lesta käia püüdmas. Aeg-ajalt nii-öelda aasta jooksul käin ka võrku panemas. Et nii kahlates kui ka siis sõpradega paadiga. Kevade poole nüüd on juba plaanis, et võiks minna tuulehaugi jahtima. Ainus kala, mida ma nii-öelda teadlikult mulle nii-öelda püüda ei meeldi ja ei ole minus seda poolt on haug. Et kuidagi see haugi püük mind niimoodi ei kõneta, et mulle haug ei maitse ja niisama ma teda püüdmas ei viitsi käia ja seda contenti nii-öelda minu kanalilt pigem ei leia. Proovin vaikselt nüüd sinna suurte kivide juurde otsas kõndida, et varbad on nii kuradi jääs, et vahepeal tahaks liigutada. Püüan sealt kivide juurest ka veel ja siis vaatad, et vahepeal autosse minema tegema ühe sooja joogi ja kiire lõuna võib-olla minema kuskile teise kohta, mõnda teise randa veel. Et vahepeal lihtsalt jalad üles soojeneksid.
Lähen proovin veel viimase kohana siit teest kõrkete ja kivide juurest. See on ka selline sügavad augud kivide vahel, et äkki ta passib seal kuskil. Aga kui seal ei ole, siis lähen teen kiire kuuma tee ja väikse ampsu ja vahetan vist püügikohta, et siin lähedal on teine rand veel, mingi 15 minti sõita, et äkki on seal mingit aktiivsust. Kivid on nii kuradi libedad, et 2 korda täna juba õnneks saanud käppa vastu kivi, et ei ole vette kippunud, aga ega nalja ei ole ses suhtes. Korra libastuda ja vesi üle kahlakate ka, nii et peab ettevaatlik olema. Jäi mingi prahi taha kinni. Siin seda maltsa on rohkem. Samas on ka siit koha pealt tulnud kala. Täna on lihtsalt veetase hästi madal, et üldiselt need kivid on siin rohkem vee all olnud. Selline hea 25-30 senti on kindlasti veetase madalam kui tavaliselt. Parem jalg täitsa lirtsub. Korralikult vett täis see kahlamispüks või nii-öelda neoptreensoki osa. Pole ime, et külm hakkab. Tegin lõuna ära. Joon veel tee lõpuni ja vaatasin, et kell on 1 läbi veidi juba. Et ei hakka ikka edasi minema, et jalg on läbi märg ja väga ebamugav on olla. Et ei tahaks külma saada. Uuel nädalal on vaja tööd teha ja mingi mõte on minna äkki jääpüüki tegema. Et kui siin see -8 ja -10 nagu ilmateade lubab, tekitab korralikuma jää peale, et siis tahaks ikkagi see aasta ka talipüüki proovida veel. Või kui mitte, siis jääka hooaeg hakkab ja Jõeforile lähen kindlasti, et see on garanteeritud. Aga mis muud? Viska like ja subscribe ja näeme juba järgmises osas.